16. kiri, 7 meistervaimu. Paradiisi 7 meistervaimu on lõpmatu vaimu esmased isiksused. Niisuguse enesedubleerimise 7. loova aktiga ammendas lõpmatu vaim need üksteisega seostuvad võimalused, mis on matemaatiliselt tallel jumaluse 3 isiku tegelikus eksistentsis. Kui oleks olnud võimalik rohkem meistervaime luua, siis oleks need ka loodud, ent 3 jumalusele on kaasasündinult omased just nimelt 7 ning ainult 7 ühenduvat võimalust. See selgitabki, miks kõiksust juhitakse 7 suure jaotusena ning miks tema korralduses ja haldamises on põhitähtis arv 7. Niisiis põlvnevad 7 meistervaimu järgmistest 7 sarnasusest, saades neilt ühtlasi ka oma individuaalsed iseloomuomadused. Esiteks, kõikne isa. Teiseks, igavene poeg. Kolmandaks, lõpmatu vaim. Neljandaks, isa ja poeg. Viiendaks, isa ja vaim. Kuuendaks, poeg ja vaim. 7. isa, poeg ja vaim. Isa ja poja tegevusest meistervaimude loomisel on meile teada väga vähe. Ilmselt muudeti nad olemasolevaiks lõpmatu vaimu isikuliste tegude läbi, kuid meid on kindlalt õpetatud, et nii isa kui ka poeg on nende põlnemises osalised. Oma vaimuolemuselt ning oma iseloomult on need 7 paradiisi vaimu otse kui üks, ent oma identiteedi kõikide muude külgede poolest ei sarnane nad üldse üksteisega ning nende toimimise tulemused superuniversumites on niisugused, et igaühe individuaalsed erinevused saavad kohe eksimatult märgatavaks. Suuruniversumi kõigi 7 segmendi ning isegi väliskosmose vastavate segmentidega seostuvad hilisemad plaanid määrab ära too mittevaimne erinevus nende 7 meistervaimu vahel, kelle osaks on ülim ning lõplik juhendamine. Meistervaimudel on palju mitmesuguseid ülesandeid, praegusel ajal aga on nende peamiseks tegevusalaks 7 superuniversumi keskne juhendamine. Igale meistervaimule kuulub hiiglaslik jõudu koondav keskus, mis aegamisi tiirleb ümber paradiisi ääreala, asetsedes alati selle superuniversumi vastas, mida meistervaim vahetult juhendab ning paradiisi erilise võimsusjuhtimise ja segmentaalse energiajaotuse fookuses. Kõikide superuniversumite radiaalsed piirid koonduvadki tegelikult juhendava meistervaimu paradiisi keskuses. 1. Suhe 3 jumalusega. Ühine looja, lõpmatu vaim on vajalik selleks, et jagamatu jumaluse 3 isiksustumine lõpule jõuaks. Jumaluse niisugune 3-kordne isiksustumine on oma olemuselt ning individuaalse ja ühise eneseväljendumise võimaluste poolest 7-kordne ja järelikult muutis hilisem isa, poega ja vaimu täpselt väljendav kava luua universumid, mida asustaksid arukad ning potentsiaalselt vaimsed olendid 7 meistervaimu isiksustumise vältimatuks. Me tavatseme kõnelda jumaluse 3 isiksustumisest kui absoluutselt vältimatust ning meil on kombeks pidada 7 meistervaimu ilmumist alamabsoluutselt vältimatuks. Kuigi 7 meistervaimu ei saa ilmselt pidada 3 jumaluse väljenduseks, annavad nad igavese pildi 7 jumalusest ehk jumaluse 3 igavesti eksisteeriva isiku aktiivsest ning omavahel seotud toimimisest. Nende 7 vaimu abil, nendes ja nende kaudu saavad kõikne isa, igavene poeg või lõpmatu vaim toimida, kas siis ise või ükskõik missuguses kaheses seoses. Koos tegutsedes saavad isa, poeg ja vaim toimida meistervaimu number 7 kaudu ning nad teevadki seda, ent mitte kolmsusena. Üksikult ja üheskoos esindavad meistervaimud jumaluse kõiki võimalikke funktsioone, nii üksikuid kui ka mitmeid, ent mitte kollektiivseid, mitte kolmsust. Meistervaim number 7 ei ole paradiisi kolmsuse suhtes isikuliselt toimiv ning seetõttu ongi tal võimalik isikuliselt toimida ülima olendi suhtes.
Kui aga 7 meistervaimu lahkuvad oma isikulist võimu ning vastava superuniversumi piires toimivat valitsusvõimu märkivatelt kohtadelt, et koguneda paradiisi kolmsuse kolmeses kohalolekus ühise toimija ümber, hakkavad nad arenevate universumite jaoks ning neis universumeis otsekohe ühiselt esindama kolmsuse kui jagamatu jumaluse toimimise jõudu, tarkust ning valitsusvõimu. Seesugune jumaluse esmase 7 väljenduse paradiislik liit hõlmab ehk sõnasõnalt kätkeb endas tegelikult tervikuna 3 igavese jumaluse kõiki lahutamatuid omadusi ja suhtumisi ülimuslikkuses ja lõplikkuses. Tegelikult kätkevad 7 meistervaimu siis kohe endas kõiki ülima viimase toimevaldkondi ja seda nii tervikuniversumi suhtes kui ka tervikuniversumis. Meile tundub, et need 7 vaimu on seotud jumaluse 3 igavese isiku jumaliku toimimisega ning me ei leia mitte mingeid tõendeid otsestest seostest absoluudi 3 igavikulise faasi toimiva kohalolekuga. Üheskoos esindavad meistervaimud paradiisi jumalusi niisuguses sfääris, mida võib defineerida kui piiritletud toimevaldkonda. See võib kätkeda endas paljugi niisugust, mis on küll lõplik, aga mitte absoluutne. Teine, suhe lõpmatu vaimuga. Samal kombel nagu igavene ja algne poeg ilmutub pidevalt üha arvukamates jumalikes poegades, avaldub ka lõpmatu ja jumalik vaim 7 meistervaimust ning nendega seostuvatest vaimurühmadest moodustuvate kanalite kaudu. Keskmete keskmes asuvale lõpmatule vaimule on küll võimalik läheneda, ent kaugeltki mitte kõik paradiisi jõudnutest ei suuda kohe tajuda tema isiksust ega eriomast kohalolekut. Seevastu võivad kõik kesksesse universumisse jõudjad kohe lävida ühega 7 meistervaimust ning nad teevadki seda, suhtlevad selle meistervaimuga, kes valitseb just äsja kosmosest saabunud palveränduri sünniuniversumi üle. Universumite universumiga kõneleb paradiisi isa vaid oma poja läbi ning tema ja poeg toimivad ühiselt ainult lõpmatu vaimu kaudu. Paradiisist ja Havanast väljaspool kõneleb lõpmatu vaim üksnes 7 meistervaimu häälega. Paradiisi Havana süsteemi piires toimib lõpmatu vaimu isikulise kohaloleku mõju. Mujal aga avaldub tema isikuline vaimu kohalolek 7 meistervaimust ühe abil ja selle ühe kaudu. Seetõttu ongi 3. allika ja keskme vaimu kohalolek ükskõik missuguses superuniversumi maailmas või sellesse superuniversumisse kuuluvas üksikisikus kindlaks määratud selle meistervaimu ainukordse olemusega, kes juhendab seda loodu osa. Ja vastupidi, vaimu ning arukuse ühinenud jõujooned suunduvad sissepoole, jumaluse 3. isikuni 7 meistervaimu kaudu. 7 meistervaimu on kollektiivselt varustatud 3. allika ja keskme ülimate viimaste omadustega. Neist omadustest saab küll osa ka iga meistervaim eraldi, kuid ainult ühiselt avalduvad neis kõikvõimsusele, kõiketeadmisele ja kõikjal olemisele iseloomulikud omadused. Niisiis pole mitte ühelgi neist võimalik toimida kõikselt. Üksikisikutena ja ülimuslikkuse ning lõplikkuse täideviimises on igaüks neist isiklikult piiratud tema poolt vahetult juhendatava superuniversumiga. Kõik see, mida teile on kõneldud ühise toimija jumalikkuse ja tema kui isiksuse kohta, kehtib samal kombel ja täielikult ka 7 meistervaimu suhtes, kes nii tõhusalt jagavad suununiversumi 7 segmendi vahel lõpmatut vaimu, tehes seda kooskõlas oma jumalike annetega ning vastavalt oma erilisele, individuaalselt ainulaadsele olemusele. Järelikult oleks sobiv seda 7 liikmest koosnevat kollektiivset rühma kutsuda lõpmatu vaimu ükskõik missuguse nimega või siis kõikide nimedega. Kui tervik on nad igal alamabsoluutsel tasandil ühise toimijaga üks. 3. Meistervaimude identiteet ja eripära. 7 meistervaimu on olendid, keda ei ole võimalik sõnadega kirjeldada, kuid kes on kindlalt ja eksimatult isikulised. Igal ühel neist on oma nimi, aga meie eelistame neid tuvastades kasutada numbreid.
Nad on omavahel suguluses kui lõpmatu vaimu esmased isiksustumised. Ent kolmese jumaluse 7 võimaliku suhteseose esmaste väljendustena on nad oma olemuselt suuresti erinevad ning olemuse niisugune eripära määrabki nende erineva käitumise oma superuniversumi suhtes. 7 meistervaimu võib kirjeldada järgmiselt. Meistervaim number 1. Teistest erinevalt esindab see vaim otseselt paradiisi isa. Ta on kõikse isa võimu, armastuse ning tarkuse eripärane ja tõhus ilming. Ta on saladuslike järelvaatajate juhi ehk teisisõnu Divivningtonil paikneva isiksustatud kohandajate kolleegiumi juhatava olendi lähedane kaaslane ning taevalik nõuandja. Alati kui 7 meistervaimu toimivad üheskoos, kõneleb kõikse isa nimel ikka meistervaim number 1. See vaim valitseb esimest superuniversumit ning ehkki tema puhul saab eksimatult täheldada lõpmatu vaimu esmase isiksustumise jumalikku olemust, näib ta oma iseloomult meenutavat pigem kõikset isa. Ta on lakkamatus isiklikus ühenduses esimese superuniversumi keskuses paikneva 7 peegeldava vaimuga. Meistervaim number 2. See vaim annab täpse pildi igavese poja kogu loodus, esmasündinu, võrratust olemusest ning võluvast iseloomust. Jumala poegade kõikide klassidega on ta ikka ja alati tihedalt seotud, ükskõik kus asuala universumites need ka ei viibiks ning hoolimata sellest, kas nad on seal üksikisikutena või rõõmsameelse konklaavina. Kõigis 7 meistervaimu täiskogudes räägib ta alati igavese poja eest ja tema nimel. See vaim juhib superuniversumit number 2 tema saatuse poole ning valitseb tolle hiiglasliku valduse üle üsnagi samal kombel, nagu teeks seda igavene poeg. Ta on nakkamatult ühenduses 7 peegeldava vaimuga, kes asuvad teise superuniversumi keskuses. Meistervaim number 3. See vaimisiksus meenutab kõige täpsemini lõpmatut vaimu ning tema ongi see, kes juhib lõpmatu vaimu paljude kõrgete isiksuste liikumist ja tööd. Ta juhatab nende täiskogusi, olles tihedasti seotud kõikide üksnes 3. allikast ja keskmest pärinevate isiksustega. Kui 7 meistervaimu kogunevad nõu pidama, siis kõneleb lõpmatu vaimu nimel ikka ja alati meistervaim number 3. See vaim hoolitseb 3. superuniversumi eest, hallates seda segmenti nii, nagu teeks seda lõpmatu vaim. Ta on 3. superuniversumi keskuses paiknevate peegeldavate vaimudega pidevas ühenduses. Meistervaim number 4. Kuna see meistervaim saab osa isa ja poja ühendatud olemusest, siis on 7 meistervaimu nõukogudes just temal öelda otsustav sõna isa-poja toimimise ning menetlusviiside suhtes. Neile tõusuteelistele, kes on jõudnud lõpmatu vaimuni ning seeläbi üritavad näha ka poega ja isa, on see vaim peamiseks juhatajaks ning nõustajaks. Ta hoolitseb kogu selle suure isiksuste rühma eest, kes pärineb isast ja pojast. Kui 7 meistervaimuga seoses on vaja esindada isa ja poega, siis saab alati sõna nimelt meistervaim number 4. See vaim hoolitseb suuruniversumi 4. segmendi eest vastavalt oma isikupärastele seostele kõikse isa ja igavese poja lahutamatute omadustega. Alati on ta isiklikult seotud 4. superuniversumi keskuse peegeldavate vaimudega. Meistervaim number 5. See jumalik isiksus, kes nii võrratul moel ühendab endas kõikse isa ning lõpmatu vaimu iseloomujooni, on nõuandjaks tollele hiiglaslikule olendite rühmale, keda teatakse kui võimsuse suunajaid, võimsuskeskusi ning füüsilisi juhtijaid. Ka hoolitseb see vaim kõikide isast ja ühisest toimijast pärinevate isiksuste eest. Kui 7 meistervaimu nõukogudes tuleb kõne alla isa vaimu suhtumine, siis saab alati sõna meistervaim number 5. 5. superuniversumi heaolu eest seisab see vaim niisugusel moel, mis lubab aimata kõikse isa ning lõpmatu vaimu ühendatud toimimist. Ta on pidevalt ühenduses 5. superuniversumi keskuses asuvate peegeldavate vaimudega. Meistervaim number 6. Näib, et selles jumalikus olendis avalduvad igavese poja ning lõpmatu vaimu ühendatud tunnusomadused. Ükskõik millal
poja ning vaimu poolt ühiselt loodud olendid keskses universumis ka kokku ei koguneks, on nimelt see meistervaim neile nõuandjaks. Ükskõik millal 7 meistervaimu nõukogudes peaks osutuma tarvilikuks kõnelda nii igavese poja kui ka lõpmatu vaimu nimel, on just meistervaim number 6 see, kes saab sõna. See vaim juhib 6. superuniversumi tegemisi üsnagi samal kombel, nagu teeksid seda igavene poeg ja lõpmatu vaim. Ta on lakkamatult ühenduses 6. superuniversumi keskuses paiknevate peegeldavate vaimudega. Meistervaim number 7. 7. superuniversumit juhtiv vaim kujutab endast ainukordset portreteeringut, kus võrdsel määral esinduvad nii kõikne isa, igavene poeg kui ka lõpmatu vaim. 7. vaim, see kõikide 3 päritolu olendite hoolitsev nõuandja, on samal ajal nõustajaks ning juhendajaks ka Havana tõusvatele palveränduritele, neile alamat päritolu olenditele, kes isa, poja ja vaimu ühise hoolitsuse läbi on jõudnud hiilguse riiki. 7. meistervaim ei ole paradiisi kolmsuse olemuslik esindaja, kuid üldiselt on teada, et tema isikuline ja vaimne olemus on ühise toimija portree, millest tulevad ühesugusel määral esile need 3 lõpmatut isikut, kelle jumalusliit ongi paradiisi kolmsus ja kelle toimimine kui niisugune on ülima jumala isikulise ning vaimse olemuse läte. Järelikult avaldubki 7. meistervaimus isikuline ning lahutamatu suhteseos areneva ülima vaimisikuga. Seepärast on just meistervaim number 7 see, kes tegutseb meistervaimude taevastes nõukogudes sellistel puhkudel, kui tuleb võtta seisukoht isa, poja ja vaimu ühise isikulise hoiaku suhtes või kirjeldada ülima olendi vaimset suhtumist. Nõnda saab temast loomupäraselt 7 meistervaimu paradiisi nõukogu eesistuja. Olemuslikult ei esinda paradiisi kolmsust mitte ükski 7 vaimust, ent kui nad 7 jumalusena ühinevad, küünib seesugune liit oma jumalikkuselt mitte isikulisuse poolest kolmsuse funktsioonidega seostuvate toimimistasanditeni. Selles tähenduses on 7 vaimu tegutsemist võimalik seostada paradiisi kolmsusega. Samas tähenduses võtab meistervaim number 7 mõnikord sõna kolmsuse hoiakute kinnitamiseks või täpsemini toimib kolmsuse jumaluse liidu paradiisi kolmsuse hoiakuid väljendava 7 vaimuliidu suhtumise eestkõnelejana. 7. meistervaimu vägagi mitmekülgne toimimine hõlmab seega isa, poja ja vaimu ühendatud isikulise olemuse kujutamise, ülima jumala isikulise hoiaku esitamise ning paradiisi kolmsuse jumaliku hoiaku avaldamise. Teatud mõttes väljendab see juhtiv vaim ka viimase ning ülima viimase hoiakuid. Isiklikult toetab mitmes valdkonnas toimiv meistervaim number 7 ajamaailmadest pärit tõusukandidaatide progressi, kui need üritavad jõuda jagamatu ülimusliku jumaluse mõistmiseni. Selle adumine eeldab arusaamist ülimuslikkuse kolmsuse eksistentsiaalsest sõltumatusest, mis koos kasvava kogemusega ülima olendi suveräänsusest moodustabki loodud olendi arusaama ülimuslikkuse ühtsusest. Kui olendid neid 3 mõjurit mõistavad, võrdub see havanaliku kolmsusreaalsuse adumisega, mis võimaldab aja palveränduritel lõpuks kolmsuseni välja jõuda ning avastada jumaluse 3 lõpmatut isikut. Seda, et Havanosse saabunud palverändurid ei suuda täielikult ülimat jumalat leida, aitab korvata 7. meistervaim, kelle 3 olemus ilmutab ülima vaimisikut nii kordumatul kombel. Praegusel universumi ajastul, mil ülima isikuga ei saa ühendust võtta, toimib meistervaim number 7 tõusuolenditele jumala asemel seal, kus tegu on nende ja jumala vaheliste isiklike suhetega. Tema ongi too kõrge vaimolend, kelle kõik tõusuteelised siis kindlasti ära tunnevad, kui nad on jõudnud hiilguse keskmesse ning keda nad suuremal või vähemal määral ka mõistavad. See meistervaim seisab alati ühenduses Uversa 7. superuniversumi ehk teisisõnu loodu meie segmendi keskuse peegeldavate vaimudega,
Selles, kuidas ta Orvontoni haldab, avaldub isa, poja ja vaimu jumaliku olemuse võrdväärse ühtesulamise imeline sümmeetria. 4. Meistervaimude omadused ja funktsioonid. 7 meistervaimu esindavad arenevate universumite jaoks lõpmatut vaimu täiel määral. Nad esindavad kolmandat allikat ja keset energia, meele ning vaimuga seostuvates suhetes. Kuigi nad tegutsevad ühise toimi universaalse haldava juhtimise võrdväärsete ülematena, ärge unustage, et nad pärinevad paradiisi jumaluste loomeaktidest. Sõna-sõnalt on tõsi see, et need 7 vaimu kujutavad endast kolmese jumaluse isiksustatud füüsilist jõudu, kosmilist meelt ning vaimset kohalolekut. Jumala 7 vaimu, kes on läkitatud kogu universumile. Meistervaimud on ainulaadsed selles suhtes, et nad toimivad kõikidel reaalsuse universumi tasanditel peale absoluutse. Järelikult on nad superuniversumi tegevuse kõikidel tasanditel haldustoimingute kõikide faaside tõhusad ja täiuslikud juhendajad. Surelikul meelel on raske meistervaime sügavalt aduda, sest nende töö on nii kitsalt spetsiifiline, aga samal ajal ometi kõikehõlmav, nii erakordselt materiaalne ning samas nõnda oivaliselt vaimne. Need kosmilise meele viljakad loojad on universumi võimsuse suunajate eellased, olles ise samal ajal kogu hiiglaslikku ning kaugustesse küündiva vaimne ja loodud olendeid hõlmava loodu ülimad suunajad. 7 meistervaimu loodud on universumi võimsuse suunajad ja nende kaaslased, olemisvormid, kes on hädavajalikud suuruniversumi füüsiliste energiate korrastamiseks, juhtimiseks ja reguleerimiseks. Ning needsamad meistervaimud abistavad täiesti materiaalselt loojaid poegi kohalike universumite kujundamises ja korrastamises. Me pole suutnud leida mingeid isikulist laadi seoseid meistervaimude kosmilise energiaga seostuva töö ja määratlematu absoluudi jõutegevuse vahel. Kõiki meistervaimudele alluvaid energiailminguid suunatakse paradiisi äärealalt ning nad ei tundu olevat otseselt seotud jõuilmingutega, mis on lahutamatud paradiisi alapinnast. Pole vähematki kahtlust, et kui meil on tegu mitmesuguste moront- ja jõujuhendajate talitusliku toimimisega, siis seisame silmitsi meistervaimude teatava ilmutamata tegevusega. Kes siis muu peale nende füüsiliste juhtijate ning vaimhoolekandjate eellaste oleks hakkama saanud aineliste ja vaimsete energiate niisuguse ühitamise ja ühendamisega, et selle tagajärjel sünnib universumi reaalsuse seniolematu faas, morontja, algaine ja morontja meel. Vaimsete maailmade reaalsusest kuulub suur osa morontja klassi ehk universumi reaalsuse sellesse faasi, mida urantjal üldse ei tunta. Isiksusliku eksistentsi eesmärk on vaimne, kuid alati mahub sinna vahele morontja loodu, mis rajab silla üle kuristiku, mis on sureliku algupära, aineliste maailmade ning areneva vaimse staatusega superuniversumi sfääride vahel. Just selles vallas annavadki meistervaimud oma suure panuse inimese paradiisi tõusuplaani teostamisse. 7 meistervaimul on oma isiklikud kogu universumis toimivad esindajad, ent nende kohta on ilmutatud vähe või üldse mitte midagi, sest enamik neist teisestest olenditest pole otseselt seotud tõusukavaga, mis näeb ette surelikke edasiliikumist paradiisliku täiuse poole viival rajal. Inimliku mõistmise eest jääb väga suur osa 7 meistervaimu tegemistest varjule, sest see ei seostu mingilgi moel otseselt teie paradiisi poole tõusmise probleemidega. Ehkki meie käsutuses ei ole kindlaid tõendeid, on ülivalt usutav, et Orvontoni meistervaimu otsustav mõju avaldub järgmistes tegevusvaldkondades. Esiteks, kohalike universumite elukandjate toimimine elule aluse panekul. Teiseks, kohaliku universumi loova vaimu poolt maailmadele annetatud meeleabivaimude elu aktiveeriv tegevus. Kolmandaks,
lineaargravitatsioonile reageerivate korrastatud mateeria algosakeste energiailmingute kõikumised. 4. määratlematu absoluudi mõjuväljast jäägitult vabastatud esile kerkiva energia käitumine, kui see energia hakkab reageerima lineaargravitatsiooni otsesele mõjule ja universumi võimsuse suunajate ning nende kaaslaste korraldavale tegevusele. 5. kohalikule universumile loova vaimu hoolekandevaimu annetamine. Seda vaimu tuntakse Urantial püha vaimu nime all. 6. annetavate poegade vaimu pärastine annetamine. Urantial kutsutakse seda vaimu lohutajaks või tõevaimuks. 7. kohalike universumite ja superuniversumi peegelduvusmehhanism. Selle ebatavalise nähtuse paljusid jooni ei ole võimalik põhjendatult ära seletada ega ratsionaalselt mõista, kui ei loeta tõestamatult kehtivaks meistervaimude tegutsemist koos ühise toimija ning ülima olendiga. Ehkki me ei suuda täiel määral mõista 7 meistervaimu mitmekülgset tegutsemist, oleme siiski kindlad, et kogu hiigelulatusega universumi tegevuses leidub 2 valdkonda, kuhu nad ei puutu. Mõttekohandajate annetamine ja nende sooritatav hoolekanne ning määratlematu absoluudi saladuslikud toimingud. 5. suhe loodud olenditega. Suuruniversumi igale segmendile, igale üksikule universumile ja maailmale saavad osaks kõigi 7 meistervaimu ühendatud nõuannete ja tarkuse hüved. Ent vaid ühe isiklik puudutus, isikupärane lähenemine. Iga meistervaimu isikuline olemus läbistab tema superuniversumi jäägitult, muutes selle ainukordseks. 7 meistervaimu niisugune isikuline mõju tingib selle, et väljaspool paradiisi ja Havonat kannavad kõik loodud olendid, ükskõik missugusesse mõistuslike olendite klassi nad siis ka ei kuuluks, tahes tahtmata iseloomulikku individuaalsuspitserit, mis viitab tõigale, et nende esivanemaks on olnud üks või teine neist 7 paradiisi vaimust. 7 superuniversumi suhtes tähendab see, et iga superuniversumi olend, olgu ta siis inimene või ingel, kannab igavesti oma sünnipärale viitavat tunnustähte. Arenevates kosmosemaailmades elavate üksikolendite ainelisse meelde 7 meistervaimu otseselt ei sekku. Orvontoni meistervaimu meele ja vaimumõju isikulist kohalolekut Urant ja surelikud ei koge. Kui see meistervaim aga astub asustatud maailma evolutsiooni varasematel järkudel üksikisiku sureliku meelega mingisugusesse kontakti, siis peab see sündima kohaliku universumi loova vaimu abistaval vahendusel, kes on iga kohaliku loodu saatuse üle valvava Jumala loojapoja, saatja ning kaaslane. Ent seesama loov emavaim on oma olemuselt ja loomult Orvontoni meistervaimuga väga sarnane. Meistervaimu füüsiline pitser on osake inimese materiaalsest algupärast. Terve Morontia elujärk elatakse ära sellesama meistervaimu jätkuva mõju all. Küllap pole siis midagi imelikku ka selles, et niisuguse tõusva sureliku järgmises vaimuelujärguski ei kustu tolle juhendava vaimu iseloomulik pitser täielikult. See, mis rajab aluse sureliku tõusude Havona-eelse eksistentsi igale osale, ongi just meistervaimu märk. Need kindlapiirilised isiksusomased suundumused, mis avalduvad arenevate surelike elukogemuses ning mis on igas superuniversumis omanäolised, väljendades otseselt valitseva meistervaimu olemust, ei hääbu kunagi täielikult. Isegi siis mitte, kui niisugused tõusuteelised teevad läbi pikaajalise treeningu Havona miljardis koolitusmaailmas, alludes sealsele ühtlustavale distsipliinile. Koguni sellele järgnevast intensiivsest paradiisikultuurist ei piisa, et kustuksid superuniversumi algupära jäljed. Terve igaviku vältel avalduvad tõusva sureliku juures tema koduuniversumit juhtivale vaimule viitavad tunnusjooned. Isegi lõplikkuse korpuses kogunevad siis alati 7 lõpetanut, üks igast superuniversumist,
kui soovitakse jõuda kolmsuse täieliku suhteni areneva looduga või sellest pilti luua. 6. Kosmiline meel. Meistervaimud on kosmilise meele 7-kordne allikas, suuruniversumi mõistuse potentsiaal. See kosmiline meel on 3. allika keskme meele absoluutne ilming ning teataval kombel talituslikult seostuv areneva ülima olendiga. Niisugustes maailmades nagu Urantia ei kohta me 7 meistervaimu vahetut mõju inimrasside ettevõtmistele. Teie elu kulgeb Nebadoni loova vaimu otsese mõju all, ent siiski valitsevad needsamad meistervaimud kõikide loodud olendite meele põhilisi reaktsioone, sest nemad on kõigi mõistuslike ja vaimsete potentsiaalide tegelik allikas. Need potentsiaalid on kohandatud iga kohaliku universumi tingimustele, et toimida arenevaid aja- ja ruumimaailmu asustavate üksikisikute elus. Kosmilise meele olemasolu fakt seletab ära eri liiki inimliku ja üleinimliku meele suguluse. Üksteise poole ei tõmbu mitte ainult sugulashinged, ka sugulasmeeled on omavahel väga lähedased ning tavatsevad koostööd teha. Teinekord võib märgata, kuidas eri inimeste meel toimub hämmastavalt sarnaselt, mingis seletamatus kooskõlas. Kõiki neid kordi, mil kosmiline meel ühineb isiksusega, iseloomustab omadus, mida võiks nimetada reaalsuse tundlikkuseks. Just nimelt see tahteolendite universaalne kosmiline anne hoiab neid muutumast teaduse, filosoofia ja religiooni esitatud a priorsete eelduste abituteks ohvriteks. See kosmilise meele reaalsuse tundlikkus reageerib reaalsuse teatavatele faasidele täpselt niisamuti, nagu aineenergia reageerib gravitatsioonile. Veelgi täpsem oleks öelda, et need aineülesed reaalsused reageerivad sel moel kosmose meelele. Kosmiline meel reageerib, tunneb vastuse ära alati ja eksimatult 3 universumi reaalsuse tasandil. Läbimõeldult arutleva ning süüvinult mõtleva meele jaoks on reageeringud enesestmõistetavad. Need reaalsustasandid on järgmised. Esiteks, põhjuslikkus. Füüsiliste aistingute reaalsusmaailm, loogilise ühtsuse teaduslikud valdkonnad, tõelise ja ebatõelise eristamine, kosmilisele reaalsuse tundlikkusele toetuva arutluskäigu järeldused. See on kosmilise otsustusvõime matemaatiline vorm. Teiseks, kohustus. Eetika, reaalsusmaailm filosoofia vallas, mõistuse tegevusväli, suhteliselt õige ja suhteliselt väära äratundmine, see on kosmilise otsustusvõime arvustav vorm. Kolmandaks, palveldamine. Usukogemuse reaalsuse vaimne vald, jumaliku osaduse isiklik teostamine, vaimuväärtuste äratundmine, igavese ellujäämise kinnitus, tõusmine Jumala teenrite staatusest Jumala poegade rõõmu ja vabaduse ilma, see on kosmilise meele kõige ehedam taip, kosmilise otsustusvõime harras ja palveldav vorm. Selline teaduslik, eetiline ja vaimne taip, need kosmilised reageeringud on kõiki tahteolendeid rikastavast kosmilisest meelest lahutamatud. Elamiskogemus ei jäta kunagi arendamata neid 3 kosmilist intuitsiooni ning need kuuluvad olemuslikult arutlevale mõtlemisele rajaneva eneseteadlikkuse juurde. Paraku on kurb täheldada, kui vähesed isikud Urantial oskavad nautida niisuguste julgest ning sõltumatust kosmilisest mõtlemisest kõnelevate omaduste arendamist iseendas. Kohalikus universumis kujutavad meeleannetused need kosmilisele meelele omast 3 intuitsiooni, endast a priorseid eeldusi, mis lubavad inimesel teaduse, filosoofia ja religiooni vallas toimida ratsionaalse ning eneseteadliku isiksusena. Teisisõnu, lõpmatu 3 ilmingu reaalsuse äratundmine sünnib eneseilmutuse kosmilise menetluse abil. Tajumismeelte matemaatiline loogika tunneb ära aineenergia.
Meelaru ja loogiline mõtlemine teab intuitiivselt oma moraalset kohust ning vaimusk, palveldamine on vaimse kogemuse reaalsuse religioon. Need peegeldava mõtlemise 3 põhitegurit võivad isiksuse arengu käigus ühenduda ja kooskõlastuda, ent nad võivad ka muutuda ebaproportsionaalseks ning oma toimimises üksteisest täiesti lahus seista. Kui nad aga ühenduvad, on tulemuseks tugev iseloom, mille aluse moodustavad omavahel suhteseoses olevad reaalsete faktidega tegelev teadus, kõlbeline filosoofia ja ehe usukogemus. Ning just need 3 kosmilist vahetut tunnetust muudavadki asjade, tähenduste ja väärtustega seostuva inimkogemuse objektiivselt kehtivaks ning reaalseks. Hariduse eesmärk on neid inimmeele kaasasündinud andeid arendada ning efektiivsemaks muuta. Tsivilisatsiooni eesmärk on neid väljendada, elukogemuse eesmärk on neid teostada, religiooni eesmärk on neid õilistada ning isiksuse eesmärk neid ühendada. 7. Kõlblus, vooruslikkus ja isiksus. Kõlbelise olemuse äraseletamiseks ei piisa pelgalt arukusest. Kõlblus, vooruslikkus kuulub sünnipäraselt inimisiksuse juurde. Moraalne intuitsioon, kohustuse äratundmine on osake inimmeele annetest ning see seostub teiste selliste inimloomuse lahutumatute joontega nagu teaduslik uudishimu ja vaimne taip. Inimese vaimulaad küünib sootuks kõrgemale tema loomariiki kuuluvate sugulaste omast, kuid eriti teravalt eristab inimest loomast tema kõlbeline ja religioosne olemus. Looma selektiivsed reaktsioonid piirduvad käitumise motoorse tasandiga. Kõrgemate loomade näiline intuitsioon toimib ainult motoorsel tasandil, avaldudes harilikult alles pärast motoorse katse ja eksituse kogemist. Inimese võimuses on enne igasuguse uuringute ja katsete tegemist kasutada teaduslikku, kõlbelist ning vaimset taipu. Ainult isiksuse võimuses on teada, mida ta teeb. Teada veel enne, kui ta seda teeb. Vaid isiksuste puhul ennetab taip kogemust. Isiksus võib enne hüppamist mõelda ja suudab järelikult õppida nii mõtlemisest kui ka hüppamisest. Loom õpib harilikult ainult hüppamisest. Kogemuse läbi areneb loomas oskus vaagida oma eesmärgi saavutamise kõiki võimalusi ning valida saadud kogemuste põhjal sobiv lähenemine. Isiksus aga võib uurida eesmärki ennast ning otsustada selle tähtsuse, selle väärtuse üle. Pelk arukus suudab küll valida parima tee suvaliste sihtide saavutamiseks, kuid kõlbelise olendi käsutuses on taip, mis lubab tal vaagida nii eri tegutsemisvõimalusi kui ka eesmärke ning nende vahel vahet teha. Ja kõlbeline olend on vooruslikkustki valides arukas. Ta teab, mida ta teeb. Miks ta seda teeb, kuhu ta läheb ning kuidas ta sinna pääseb. Kui inimene ei suuda oma surelike püüdluste eesmärki eristada, kulgeb tema eksistents looma tasandil. Ta on jätnud kasutamata need ainelise arukuse, kõlbelise otsustusvõime ning vaimse taibu kõrgemad eelised, mis on tema kui isiksuse kosmilise meele anni lahutamatu osa. Vooruslikkus on õiglane meel, kooskõla kosmosega. Vooruste üleslügemine ei tähenda veel nende määratlemist. Voorusi õpib tundma neid oma elus teoks tehes. Vooruslikkus ei ole pelk teadmine ega ka mitte tarkus, vaid pigemini niisugune reaalsus, kus sisaldub kosmiliste saavutuste järjest kõrgemate tasandite kättevõitmise kasvav kogemus. Sureliku inimese igapäevases elus teostub vooruslikkus nõnda, et pidevalt valitakse pigem hea kui halb ning sellise valiku tegemise võime on tõendiks kõlbelise olemuse olemasolust. Valikutele, mida inimene hea ja halva vahel teeb, ei avalda mõju mitte ainult tema kõlbelise olemuse tugevus, vaid valikuid mõjutavad ka teadmatus, ebaküpsus ja pettekujutelmad. Voorusliku käitumisega seostub samuti mõõdutunne, sest ka siis võib korda saata kurja, kui moonutuse või pettuse tagajärjel valitakse 2 halvast väikseim. Kõlbluse valda kuuluva voorusliku käitumisega liitub suhtelisuse, hindamise ehk võrdleva kõrvutamise kunst.
Inimese moraalne olemus oleks jõuetu ilma kõrvutamiskunstita, selle otsustusvõimeta, mis peitub tema suutlikkuses tungida tähendustesse. Samuti oleks kõlbeline valik kasutu ilma selle kosmilise intuitsioonita, mille tulemusel saadakse teadlikuks vaimsetest väärtustest. Intellekti seisukohalt tõuseb inimene kõlbelise olendi tasandile tänu sellele, et talle on antud isiksus. Kõlblust ei saa kunagi edendada seaduse või jõuga. See on isiklik, vaba tahte küsimus ning kõlblust tuleb levitada isiklike kokkupuudete kaudu. Viia moraalselt kindlad isiksused kokku nendega, kes ei ole küll kõlbeliselt nii tundlikud, kuid kes suuremal või vähemal määral samuti soovivad täita isa tahet. Kõlbelised teod on need inimtoimingud, mida iseloomustab kõrgeim arukus. Kõrgemate eesmärkide ja nende saavutamise kõlbeliste teede valikul suunab niisugust meelt valiv otsustusvõime. Selline käitumine on vooruslik. Ülim vooruslikkus on järelikult see, kui otsustatakse siiralt täita taevase isa tahet. 8. Isiksus urantial. Kõikne isa annetab isiksuse arvukatele olendiklassidele, kes toimivad universumi reaalsuse eri tasanditel. Urant ja inimolendid on varustatud piiritletud surelikku tüüpi isiksusega, mis toimib Jumala tõusvate poegade tasandil. Ehkki me vaevalt suudaksime isiksust määratleda, võime proovida jutustada sellest, kuidas meie mõistame neid üldiselt teadaolevaid tegureid, mis vormivad aineliste, meeleliste ning vaimsete energiate ansambleid. Nende energiate vastastikune koosmõju moodustabki selle masinavärgi, millel ning millega paneb kõikne isa oma annetatud isiksuse toimima. Isiksus on originaalse olemusega ainulaadne and, mille olemasolu ei sõltu mõttekohandajate annetamisest, vaid eelneb sellele. Siiski suurendab kohandaja kohalolek isiksuse kvalitatiivseid ilminguid. Isa juures saabudes on mõttekohandajad oma olemuselt täiesti ühesugused. Iga isiksus aga on erinev, algupärane ja ainuline. Lisaks määravad ja täpsustavad isiksuse ilminguid omavahel seostuvad ainelise, mõistusliku ja vaimse olemusega energiad, mis moodustavadki isiksuse ilmingute olemuslikud raamid. Isiksused võivad üksteisega sarnaneda, kuid mitte kunagi pole nad identsed. Ühte kindlasse seeriasse, tüüpi, klassi või algkujusse kuuluvad isikud võivad olla ja ongi üksteise moodi, aga iialgi ei ole nad identsed. Isiksus on üksikisiku see omadus, mida me tunneme ning mis võimaldab meil tulevikustki säärast olendit ära tunda, hoolimata tema kuju, meele või vaimu seisundis toimunud muutuste olemusest ja ulatusest. Isiksus on iga indiviidi niisugune osa, mis lubab meil seda isikut ära tunda ja eksimatult samastada tollega, keda me varem tundsime. Identifitseerida sõltumata sellest, kui suurel määral ta võib olla muutunud oma isiksuse ilmingute ja väljendamise välise külje teisenemise tõttu. Loodud olendi isiksusele on tunnuslikud 2 surelikele omases käitumisreaktsioonis ilmnevat ja iseloomulikku nähtust. Eneseteadvus ning sellega seostuv suhteliselt vaba tahe. Eneseteadvus kätkeb endas intellektuaalset teadlikkust isiksuse tegelikkusest ning sinna kuulub võime ära tunda teiste isiksuste reaalsust. Ta annab tunnustust sellest, et olend suudab individuaalselt kogeda kosmilisi reaalsusi, aga samuti on suutlik kogema nende reaalsuste kaudu. Isiksussuhtes universumiga võrdub see identiteedi staatuse saavutamisega. Eneseteadvus tähendab meelehoolekande tegelikkuse äratundmist ning loova ja määrava vaba tahte suhtelise iseseisvuse mõistmist. Inimisiksusele omast eneseteadvust iseloomustav suhteliselt vaba tahe avaldub järgmistes ilmingutes. Esiteks, kõlbeline otsustamine, kõrgeim tarkus. Teiseks, vaimne valik, tõe tajumine. Kolmandaks, isetu armastus, vendluse teenimine. Neljandaks, sihikindel koostöö, ustavus rühmale. Viiendaks, kosmiline taip,
universumi tähenduste adumine. 6. Isiksuse pühendumine, siiras andumine isa tahte täitmisele. 7. Palveldamine, jumalike väärtuste siiras järgimine ning puhtsüdamlik armastus jumaliku väärtuste andja vastu. Urantia tüüpi inimisiksust võib vaadelda toimivana füüsilises mehhanismis, mis kujutab endast Neptuni tüüpi organismi planetaarset teisendit. See organism kuulub elu aktiveerimise elektrokeemilisse klassi ning on varustatud kosmilise meele orvontoniseerija Neptuni klassi algkujuga, kuhu kuulub vanemlik järglaste saamine. Isiksuse jumaliku kingituse annetamine niisugusele meelega varustatud surelikule mehhanismile toob endaga kaasa kosmilise kodakondsuse väärikuse, võimaldades sellisel loodud surelikul olendil hakata kohe reageerima kosmose 3 põhilise meelereaalsuse olemuslikule äratundmisele. Need 3 põhireaalsust on järgmised. Esiteks, füüsilise põhjuslikkuse, ühetaolisuse, matemaatiline ehk loogiline äratundmine. Teiseks, kõlbelise käitumise, kohustuse mõistuspärane äratundmine. 3. osadusel rajanevast jumaluse palveldamisest tulenev usk, mis seostub inimkonna armastava teenimisega. Niisuguse isiksuse anni täielik toimimine kujutab endast ärkavat äratundmist oma sugulusest jumalusega. Seesugune isiksus, kus elab ka jumalisa eelisikuline fragment, on tõesti ja tegelikult Jumala vaimne poeg. Selline loodud olend ei näita üles mitte ainult suutlikkust võtta vastu jumaliku kohaloleku kingitust, vaid reageerib ka kõikide isiksuste paradiisiisa isiksusgravitatsiooni ringlusele. 9. Inimteadvuse reaalsus. Isiksuslikku olendit, kes on varustatud kosmilise meelega ja kelle sisimas elab kohandaja, iseloomustab kaasasündinud võime mõista ja ära tunda energiareaalsust, meelereaalsust ning vaimureaalsust. Sel moel on tahteolend niisiis varustatud Jumala tõelisuse, seaduse ja armastuse tajumiseks. Kui jätta kõrvale need inimteadvuse 3 võõrandamatut osa, siis on kogu inimkogemus tegelikult subjektiivne. Üksnes intuitiivne paikapidavusest arusaamine kinnitab ühendumist nende 3 universumi reaalsuse kosmilise äratundmisega. Jumalat tunnistav surelik suudab tajuda nende 3 kosmilise kvaliteedi ühinemise väärtust ellujääva hinge evolutsiooni jaoks, mis on inimese ülim ettevõtmine oma surelikus kehas, kus kõlbeline meel töötab koos sisimas elava jumaliku vaimuga selle nimel, et dualiseerida surematut hinge. Juba tekkehetkest peale on hing reaalne. Teda iseloomustavad kosmilise ellujäämise omadused. Kuigi surelikul inimesel ei õnnestu loomulikku surma vältida, jäävad ometi mõttekohandaja kestva kogemuse osana elama selle sureliku inimkogemuse tõelised vaimsed väärtused. Sellise mitteellujääja isiksuslikud väärtused säilivad ühe tegurina tegelikustuva ülima olendi isiksuses. Isiksuse niisugused püsivad omadused kaotavad küll oma identiteedi, aga ei mineta lihalikku, sureliku elu vältel kogutud kogemuslikke väärtusi. Identiteedi ellujäämine sõltub murontia seisundisse jõudnud ning üha kõrgemat jumalikku väärtust saavutava surematu hinge ellujäämisest. Isiksuse identiteet jääb elama hinge ellujäämises ja selle kaudu. Inimesele omane eneseteadvus tähendab ka seda, et ei aduta mitte ainult eneseteadvuslikku mina, vaid teistegi minade reaalsust ning veel sedagi, et niisugune äratundmine on vastastikune, et mina tuntakse, kui ta ise tunneb. See avaldub inimese sotsiaalses elus, ent kaasolendi reaalsuses ei saa te kunagi olla niisama absoluutselt kindel, kui teie enese sisimas elava Jumala kohaloleku reaalsuses. Sotsiaalne teadvus ei ole võõrandamatu nagu Jumala teadvus, vaid on kultuurilise arengu saadus, mis sõltub teadmistest, sümbolitest ning sellest, millist osa mängivad sealjuures inimese olemuslikud annid, teadus, kõlblus ja religioon. Ning ühiskonnastunud kujul moodustavadki need kosmilised kingid tsivilisatsiooni.
Tsivilisatsioonid ei ole püsivad, sest nad pole kosmilised ning ei ole ühe või teise rassi üksikisikutele kaasasündinult omased. Teaduse, kõlbluse ja religiooni kui inimese olemuslike tegurite ühiste pingutustega tuleb tsivilisatsioone kasvatada. Tsivilisatsioonid tulevad ja lähevad, ent teadus, kõlblus ja religioon jäävad ellu pärast igasuguseid vapustusi. Jeesus mitte ainult ei ilmutanud inimesele Jumalat, vaid andis talle kõikidele inimestele ka uue ilmutuse inimesest endast. Jeesuse elus avaneb teie jaoks inimene oma parimal kujul. Inimene muutub seeläbi nii kaunilt reaalseks, sest Jeesuse elus oli nõnda palju Jumalast ning Jumala mõistmine, äratundmine on kõikide inimeste jaoks olemuslik ja võõrandamatu. Kui vanemlik instinkt kõrvale jätta, ei ole omakasupüüdmatus tegelikult päris loomulik. Teisi inimesi ei armastata ega teenita lihtsalt ja loomulikult. Isetu ja altruistliku ühiskonnakorra loomiseks on tarvis valgustatud mõistust, kõlblust ning religiooni, Jumala tundmise kaudu avalduvat tungi. See, et inimene endale oma isiksust teadvustab ehk eneseteadvus, sõltub ka täiesti otseselt teiste teadvustamise faktist. Sellest loomuomasest võimest ära tunda ja käsitleda teiste isiksuste reaalsust inimisiksusest jumaliku isiksuseni. Põhialuselt peab omakasupüüdmatu ühiskondlik teadvus olema religioosne, seda siis, kui ta on objektiivne. Vastasel korral jääb ta pelgalt subjektiivseks filosoofiliseks abstraktsiooniks, kus ei leidu kohta armastuse jaoks. Vaid Jumalat tundev indiviid suudab armastada teist isikut nii, nagu ta iseennastki armastab. Eneseteadvus on oma põhiolemuselt ühendunud teadvus. Jumal ja inimene, isa ja poeg, looja ja loodud olend. Inimesele omases eneseteadvuses on sünnipäraselt varjul 4 universumi reaalsuse äratundmist. Esiteks, teadmiste otsing, teaduse loogika. Teiseks, kõlbeliste väärtuste otsing, kohusetunne. Kolmandaks, vaimsete väärtuste otsing, usukogemus. Neljandaks, isiksuslike väärtuste otsing, võime ära tunda Jumala kui isiksuse reaalsuse ja sellega kaasnevalt mõista meie ning kaasinimeste vahel valitsevaid vennalikke suhteid. Te saate teadlikuks teisest inimesest kui oma loodud vennast, sest te olete endale juba teadvustanud Jumala kui oma looja isa. Isadus on suhe, mille juurest me jõuame vendluse äratundmiseni ning kõikide moraaliolendite jaoks saab ehk siis võib saada isadusest universumi reaalsus, sest isa ise on kõikidele niisugustele olenditele isiksuse annetanud ning hõlmanud nad universaalse isiksuse ringluse mõju välja. Me palveldame Jumalat esmalt sellepärast, et ta on, siis seepärast, et ta on meis ning lõpuks sellepärast, et meie oleme temas. Kas on siis kummaline, et kosmiline meel tunneb eneseteadlikult oma enese allikat ehk lõpmatu vaimu lõpmatut meelt, teadvustades samal ajal endale kaugustesse küündivate universumite füüsilist reaalsust, igavese poja vaimset reaalsust ning kõikse isa isiksus reaalsust. Esitanud kõikne hindaja Uversalt.